hei, Siim, siin täna räägime korrutamise ja geomeetriast. Meil elus mingi hetk tuleb kindlasti ära õppida korrutustabel, mis teeb oluliselt kiiremaks meie siis lihtsaid arvutusi, et kui ma tahan kolme kommipakki osta poest ja maksab, igaüks maksab 5 eurot, siis ma tean, et see on 15 eurot. Ja see on sisuliselt praktiline teadmine ja kindlasti vajalik. Nii. Aga minu mure on kogu aeg olnud see, et korrutustabel on selline üsna seosetud numbrid või vähemalt näiliselt seosetud. Keegi mul neid seosed kunagi ette ei näidanud, et tuli ära õppida siis mingi päris suur hulk numbreid, ja siis tuli neid meenutada. Aga selle videoga ma üritangi parandada seda, et meil oleksid või siis oleks rohkem seoseid nende korrutustabeli numbrite vahel, või siis korrutiste vahel. Ja seda me siis täna ka uurime. Kindlasti võtta paberi ja pliiats, kuna me uurime seda koos. Ja siis ise läbi tehes saab kindlasti asi palju paremini selgemaks ja näeb ka mingid kitsenduskohti või siis keerulisemaid hetki, mis alguses ei tulegi pähe. Aga siis alustame. Nii, esimese asjana võtame ruudustiku, 5x5 ruudustiku. Seda on meil ammu selge, või ma ei tea, kui ammu see oleneb, kui palju sa oled õppinud seda, aga 5x5 on 25. Nii. Ja nüüd me uurime selle seost, kuidas see suhtuks või kuidas see on seotud 4 korda 6-ga. Ja teeme seda geomeetriliselt. Ehk siis võtame teeme paberi peale oma ruudustiku 5x5 ja mõtleme, kuidas me neid kastikesi saaks ümber sättida niimoodi, et tekiks 4 korda 6. Ja kas seal veel midagi peale kastikest ümbersättimise peidus on? Aga pane video kinni ja joonista pisut. Ja kui valmis oled, tule tagasi. Nii, kui nüüd tagasi tuldud, siis ma hakkan siin seda 5x5 kastikesi ümber tõstma. Mina valin sellise üsna mulle hea tunduva viisi, ma võtan viimase põeru tagant ära, eks ma teen see eraldusjoone ja selle viimane veerg, mis seal on, selle ma siis üritan kätte saada ja üritan selle tõsta siia alla. Nii, see peaks õnnestuma küll. Nii, me saame seda liigutada ja tõstame ta ka, keerame seda ära ja paneme ta siia. Ja kui nüüd me teame, et meil oli 25 kastikest, mis moodustasid 5x5 ja siis 5x5 kastikest, mis moodustasid siis 25 kastikest ja me näeme, et meil on nüüd 6 korda 4 ja 1 üle. Mis sisuliselt ka siis näitab seda seost, et meil on 25-st 1 vähem, mis moodustab 6 korda 4, 4 korda 6. Mis siis on 25 miinus 1 on 24. Ma olengi saanud miinus 1 seose või sellise mustri, kuidas on seotud omavahel 5x5 ja 4 korda 6 või siis 6 korda 4. Ehk siis geomeetriliselt me näeme, et meil 1 kastike jääb siis sellest eralduspiirist, mis ma võtsin paremale ja ta sisuliselt on vähem kui see 5x5. Aga vaatame, äkki see oli juhus, et meil siin 1 üle jäi. Äkki teistel puhkudel ei toimu midagi sellist. Ja teeme veel teste. Võtame jälle 5x5 ruudustiku ja võtame ja siis hakkame uurima seost, kuidas on seotud 5x5 ja kuidas on seotud 3 korda 7. Ma teen siia samamoodi 5x5.
see oli meil 25 ja kuidas on seotud 5 korda 5, 3 korda 7-ga. Pane järel video pausile ja mõtled, kuidas sa tõstaksid need 5 korda 5 kastikest niimoodi, et meil oleks 3 korda 7 kastikestega. Ja siis palju siis üle jääb. Ja ma juba vihjan, et jääb natukene üle neid. Ja kui nüüd tagasi oled, siis mina teen oma sama meetodit kasutan. Tundus mulle mõistlik. Ei ole mõtet hakata asja keeruliseks ajama. Ja teen eraldusjoonest paremale poole asjad ma hävitan ära või tõstan ümber siis, tee hävita ära. Nüüd me oleme nad kätte saanud, ehk siis meil on nüüd 3 korda 5 ja nüüd meil oleks vaja siit sellest ülejäänust natuke juurde panna, sest meil 3 on olemas. 3 on meil olemas, aga nüüd meil oleks siia vaja 7, mitte 5. Siis me peaksime siit natuke sellest ülejäägist natuke ümber tõstma. Nii. Teeme nii, et asi oleks ilus. Nii, ja nüüd me oleme põhimõtteliselt panime siia 2 rida juurde ja olemegi saanud 7 korda 3 või 3 korda 7. Ja nagu näha võib, meil on jälle ülejääki. Päris kopsakalt võrreldes eelmise korraga, meil on 4 tükki üle jäänud. Neli tükki. Mis on ka sisuliselt loogiline, sest 3 korda 7 on 21 ja see on võrreldes 25-ga siis 4 kastikest vähem. Nii. Ehk siis meil on jälle kastiks üle jäänud. No, vaatame, kas see on ikka juhus või see asi töötab ka niimoodi. Mis seal ikka, teeme järgmise katse. Võtame jälle kastikesed ja nüüd uurime siis seost, kuidas on omavahel seotud 5 korda 5. 5 korda 5 ja kuidas on omavahel seotud 5 korda 5 ja võtame näiteks 2 korda 8. 5 korda 5 on ikka 25. Nii, ja uurime, mis meil siin siis toimub. Paneme natuke üles poole, pane pausile, tee ise ja siis tule tagasi. Vaatan, mis mina olen välja mõelnud. Nii, ja nüüd tagasi oled, siis kuna meil on vaja, et oleks ainult 2, siis ühel pool mina siis otsustasin niimoodi, et ma panen siia 2, siis me peame ülejäänud, mis siit üle jäävad, peame ära tõstma kuidagi. Teen eraldusjoone, tõstame need kuhugi kõrvale. Nii, võtame siit siis selle osa ära. Nii, nüüd on meil olemas 2 korda 5 ja meil on vaja 8 korda 5 ja ilusti paneme selle siit, veerutame ridadeks ja siis tõstame need siia alla, nagu enne. Ja nüüd olemegi saanud 2 korda 8. Ja üllatust meil asjad hakkavad järjest rohkem üle jääma, et siin on meil 9 tükki üle juba. Mis aga omakorda on mõnes mõttes loomulik, sellepärast, et 2 korda 8 on 16 ja 25 on 16 täpselt 9 võrra suurem, või siis 16 on 9 võrra väiksem. Ja meil on siin ütleme muster, mis on siin natukene võib-olla ei ole liiga läbinähtav, aga meil on iga kord näha, et kui me võtame 1 võrra vähemaks, siis meil jääb 1 üle. Kui me võtsime 2 võrra vähemaks, võtsime siis 5 korda 5, ehk siis siin on põhimõtteliselt näha, et
5 korda 5 on jäänud 3 korda 7, eks me oleme 2 korra võtnud veerge vähemaks ja 2 võrra teinud ridade arvu tõstnud, siis meil on jäänud 4 alles. Ja kui me võtsime 3 veergu ära, tegime need ridadeks, siis meil jäi 9. Ja kõik need arvud on tegelikult ridade arvu, mis me ära võtsime, ruudud. Ehk siis meil on ühe rea võtsime, üks ruudus on 1. Nii, võtsime 2 rida ära, 2 ruudus on 4. Võtsime ära 3 rida, siis 3 ruudus on 9. Ja see asi läheb niimoodi edasi, kui võtaks 4 ära, siis 4 ruudus on 16 ja nii edasi, põhimõtteliselt siis 4 korda 4. Aga võtame praktilise pildi ka sellest, selles mõttes, et praegu me korrutame 5 korda 5, et see ei ole väga keeruline 5 korda 5 nagu meelde jätta, et mis ma siin jaman. Et mõtleme mingi üdini suure numbri peale, mõtleme näiteks, mida me enam-vähem teame, või mida ei ole nagu raske meelde jätta, aga samas selle lähedal olevad arvud on suht keerulised korrutused. Näiteks võtame 20 korda 20. Nii, meil on siin ruudustik, mis on 20 korda 20 ja seda me tegelikult teame, et see on 400. Aga üsna keeruliseks läheb siis, kui me peaksime tegema näiteks 16 korda, see läks nüüd koledaks. Päev tagasi, 16 korda 24. Pole õrna aimugi, ma ei tea, mis see siis on. Aga kui me nüüd mõtleme geomeetriliselt jälle, et meil on siin suur ruudustik, 20 korda 20, ja kui me näeme, et siin 20 on sisuliselt 16 on 4 korda, eks meil on 4 korda vähem ridasid, või siis 4 korda vähem, mitte 4 korda, 4 veergu vähem ja meil on 4 rida rohkem, või siis vastupidi. Ehk siis meil on sisuliselt 4 ja kui me nüüd eelnevat, see on siis 4, kui me nüüd eelnevat mustrit üritame jätkata, siis sisuliselt meil peaks olema see 16, mis on siis 4 ruudus. Ja siis võiksime huupi ju pakkuda, et 400 miinus 16 on 384. Et 16 korda 24 on 384. Ja seda siis teadmata, mis on 16 korda 24, vaid seda lihtsalt mõeldes või siis uurides kuskilt mujalt. Aga teeme seda siin pealkirjasti läbi ka, et või siis tee kodus läbi ja vaata, kas see päriselt tuleb ka niimoodi, kas meil see asi töötab. Ja kui sa nüüd tagasi oled, siis ma üritan võimalikult kiiresti, siis teen seda sama mustrit, et ma kisun oma 4 veergu ära. Nii, võtame 4 veergu ära. Ja paneme nad siia alla. No, sest enam-vähem on. Ja nüüd me olemegi saanud siis sellest algsest 20 korda 20 oleme saanud 16, saame kirjutada ka 16, 20 on vale, seda meil enam ei ole.
kustutame kiiresti ära. 16 korda 24. Nii, ja ülejääk, mis meil on siin, mis nagu meil huupi pakkumises oligi, oli meil 4 korda 4, mis on 16. Ja me võime 400 võtta 16 ära ja jääbki alles 384. Teeme seda kiiresti kalkulaatori peal ka, vaatame, kas asi nagu töötab niimoodi või ei tööta. 16 korda 24. Ja, tundub, et on asi õige. Aga ole tubli!